Vabariigi president Kersti Kaljulaid andis Kaitseväe juhatajale Riho Terrasele kõrgeima sõjaväelise kindrali auastme. President tunnustas kindralit muuhulgas suurõppuse Siil eest, selle eest, et tema ametiajal on Kaitsevägi muutunud nähtavamaks ja Eesti inimesele lähedasemaks. Kindral jäi talle omaselt tagasihoidlikuks. Paneb minu õlgadele väga suure vastutuse ja kindlasti on need kindralid, kes minu eel selle auastme on saanud, väga palju rohkem panustanud Eesti riiki, aga ma püüan nii palju, kui ma oskan seda väga kõrget tunnustust kanda ja koos oma meeskonnaga panustada Eesti julgeolekusse. Terras näeb oma teekonda kindraliks selliselt. On olnud põnev, erinev, vaheldusrikas, mitte kunagi tüütav, alati väljakutseid täis. Kindral Terrase ema on oma poja üle õigustatult uhke. Emal on täna vaid kahju sellest, et kindrali isa seda hetke ei näe. Proua Terras tunnistas, et kerge ei ole see teekond olnud temalegi. Eks ma ikka olen üsna palju nerveerida saanud ja ega praegugi väga lihtne ei ole. Kõik need lõputud sõidud mööda maailma ja kas või paraadipäeval ei taha väljakule minna, sest istun televiisori ees pöidlad peos ja elan kaasa, et kuskil ei komistaks, et kõik ikka normaalselt läheks. Aga üldiselt mul on hea meel. Eestis on kokku vaid 4 läbi ajaloo kõrgeima auastme saanud sõjaväelast. Peale Terrase kannavad 4 tärniga kindralipaguneid ka Ants Laaneots ja Aleksander Einselm. Esimese Eesti Vabariigi ajal jõudis nii kõrge auastmeni Johan Laidoner. Eile ülendas president brigaadikindrali auastmesse Kaitseväe peastaabi ülema Martin Heremi. Kuigi ameti kohustused ja ülesanded on jäänud samaks, siis kindralipagunitega on see lihtsalt rohkem väljapaistev või silma hakkav. Ja see teeb natukese ärevaks. Aga ma lohutan ennast selle tundega, mida näiteks on öelnud ka president, et need, kes mulle selle auastme andsid, omavad selle eest ka osaliselt vastutust. Teades, et need on kõik arukad inimesed, siis ma tunnen selle või seeläbi ka natukese rohkem julgust ja enesekindlust. President ülendas Kaitseväe juhataja ettepanekul veel paljusid tublisid riigikaitsjaid. Uue auastme said kokku 240 kaitseväelast ja kaitseliitlast. Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride ehk kindralite auastmed üle president, vanemohvitseride auastmed Kaitseväe juhataja.